tere, Müstik ja Merliia siin. Sa vaatad podcasti Peegeldused, kus me räägime holograafilisest reaalsusest, alateadlikest programmidest ja mustritest, teadlike taotluste loomisest ja enda reaalsuse teadlikust juhtimisest. Tere ja minu poolt ka. Ja täna me räägime alateadlike programmide sellisest holograafilisest väljendusest. Aga enne, Müstik, ma annan sulle sõna praegu, jutujärje üle, väike Aitäh reklaamiminut. jutujärje eest. Reklaamiminut muidugi, jaa. Nimelt 5. augustil, mis on juba järgmine nädal, kell 11:00 kuni 12:00 päeval enne lõunat toimub uut kursust holograafiline meister tutvustav tasuta webinar alapealkirjaga Avasta oma holograafiline olemus. Nii et kui sa oled huvitatud selle webinari infost, registreeri ennast webinarile, täitsa tasuta, maandumislehe link on siin all kirjelduses ja tule vaata ja kuula. Seal on päris põnevat infot holograafilise olemuse kohta, holograafilise universumi kohta ja nii edasi. Aga Ja. lähme tänase podcasti juurde edasi, ehk siis alateadlike programmide holograafiline väljendus. Väga palju huvitavaid võimsaid sõnu, holograafilised programmid, mis need on, holograafiline väljendus, mis tundub veel kuidagi võõram, mis see veel tähendab. Mis need alateadlikud programmid on? Me arvame, et see on nagu sihuke käibefraas juba, mida me kasutame söögi alla, söögi peale. Mhm. Aga võib-olla paari sõnaga ütle, mis need on alateadlikud programmid või kuidas sa neid tajud, mis need on? Jah, no me omavahel ju põhiliselt arutlemegi selle ümber isegi hommikusöögi ajal, et meie jaoks on jah, see juba niivõrd noh, võib-olla nii igapäevane selline nähtus ja siis me tegeleme iga päev klientidega, nende alateadlike programmidega. Võib-olla kõigepealt üldse, et mis asi on üldse alateadvus, et Mhm. see on võib-olla üks osa meie hologrammist. Võib-olla ütleks selline nagu mõnes mõttes nagu inforeservuaar, aga mõnes mõttes on ta ka nagu operatsioonisüsteem, mis on nagu talletanud kogu info, mis meil elu jooksul on tekkinud, aga kus on kõige enam mustreid tekkinud esimese 3 aasta jooksul, kui me veel ei räägi ja me võtame sisse kõik nagu käsnad põhimõtteliselt. Me salvestame selle info mitte nii väga sõnaliselt, kui just tunnete tasandil, kehataju tasandil, et mida keha tunneb ja noh, missugused reaktsioonimustrid on, milliseid ma näen väljaspool, ma ei tea, ema, isa, kedagi teist reageerimas ja need tulevad siis kogu infopaketina nagu minu teadvusesse ja jäävad sinna alateadvusesse. Et võib-olla Aga jah, et nüüd, esimesed aastad mitte nii väga teadvusesse, vaid ongi, nad lähevad otse alateadvusesse. aga nüüd sa kasutasid sõna meie hologrammi või inimese hologrammi. Mhm. Noh, sellest me räägime webinaril pikemalt hologrammist siit ja sealt nurga alt ja põhjalikult, aga ütle paari sõnaga, mida sa mõistad hologramm, inimese hologramm, mis see tähendab sinu jaoks, hologramm, inimese No hologramm? ongi nagu see inimese süsteem on niivõrd mitmetasandiline selline, ma ei teagi, mis sõna öelda, asi ta muidugi ei ole tegelikult. Aga need alateadvus Nähtus. on nähtus jah, et alateadvus on lihtsalt ainult üks osa sellest, aga tegelikult me ju ei tea, kes kogu seda või mis kogu seda asja juhib või kus see juhtkeskus on või juhtpult on. Et noh, et alateadvus ka ei ole ilmselt see päris juhtpult. Noh, mina isiklikult arvan, et see võib olla selline üliteadvus pigem. Ja teadvuse koha pealt on ka, et teadus näeb seda ühtemoodi, aga võib-olla sellised spirituaalsed koolkonnad ja vanad juba iidsed õpetused näevad teadvust ikkagi kui midagi, mis on midagi sellist suurt, laia, mis ei ole nagu keha sees, mis ei ole Mhm. ajus, aga aju on lihtsalt operatsioonisüsteem, kes siis nagu seda töötleb, seda teadvuse infot. Ja Ahah. see ongi need, No, lühidalt kokkuvõttes võib öelda, et lääne teadus näeb niimoodi, et teadvus
oleks justkui aju tegevuse tagajärg Mhm. ja ütleme, idamaade filosoofiad ja sellised spirituaalsed koolkonnad pigem näevad nii, et aju on nagu antenn, mis võtab vastu teadvust. Täpselt. Et siis ja, ja tegelikult on nii palju ka nüüd teadus juba jõudnud sellistele järeldustele, et tegelikult meie see keha on lihtsalt ainult üks operatsioonisüsteem ja neid uuringuid on päris palju juba tehtud 100 aasta jooksul ja nendest me räägime täpsemalt kursusel päris palju. Aga noh, et see alateadvus on üks väga oluline osa, mis juhib meie elu igapäevaselt, sest kuna me enamasti käime ringi nii, et me ei ole teadlikud sellest, mis meie alateadvuses toimub, siis me sageli käitumegi nende reaktsioonimudelite pealt. Need on meil salvestunud, ütleme siis esimeste eluaastate jooksul, midagi on tulnud ka eelmistest eludest, nii-öelda, mida mis on hingestressid võib-olla, mudelid on sealt tulnud, mõned hirmud, abstraktsed hirmud, millest inimene ei saa aru, mõned foobiad võib-olla. Aga väga suur osa on just nende esimese eluaastate jooksul tekkinud ja võib-olla ka looteeas ja noh, ühesõnaga neid aspekte on hästi palju, me hakkame neid kursusel järjest vaatlema. aga, aga siis, kui esimesed 3 eluaastat on põhilised, mis meid mõjutavad, juba see, mis puudutas mind enne sündi, ehk siis mis minu esivanemad tundsid, mis programmid nendel on. Osa me võtame üle nii-öelda nagu geenidega, aga osa me võtame ainult sellise väljalise energeetikaga. Ja siis teine, mis on väga oluline, on see, mis meie sünnipere, kuidas meie sünniperes inimesed käituvad või siis kes on meie ümber need esimesed 3 eluaastat. Ja muidugi väga oluline osa on lasteaiad, kasvatajad, õpetajad, kes mõjutavad neid, millised programmid meil tekivad, millised uskumused. Ja siis loomulikult kultuur ja ühiskond. Et noh, need on nagu põhilised asjad, mis kujundavad siis kogu selle mustrite paketi. Ja nad on nii omavahel väga hästi seotud. Hästi, mõnikord oleks parem, kui nad ei oleks nii hästi seotud, aga nad on nagu sellised nagu kobarad või klastrid ja miks nad on holograafiline, et kui holograafia väljendab seda, et noh, ühes osas on võib-olla kogu tervik ja kui sa sellest võtad väikse osa, siis seal on ikkagi ka kogu see tervik, et ta ei ole nagu noh, pusle, vaid igas väikses osas on tegelikult kogu tervik sees, siis need mustrid on ka selles mõttes holograafilised, et kui sul on üks muster, näiteks ma ei tea, tubli olemise muster, siis see tegelikult väljendub kõikides eluvaldkondades, mitte näiteks ainult ma ei tea, lähisuhtes, see väljendub ka peres, see väljendub, ma ei tea, isegi söömises, söögi tegemises. ühesõnaga, ta mõjutab kõiki sinu elu aspekte, noh, mingid mustrid. Ja siis täna me räägimegi sellest, et kuidas nad tekivad, mismoodi nad väljenduvad. Et sinul oli endal ka mingi väga hea mõte täna kas sul tuleb meelde, sa seletasid seda, kuidas need mustrid on nagu holograafiliselt nähtavad või? no kui me rääkisime seda, siis ma webinariks valmistudes kuidagi noh, nii-öelda mõtestasin lahti, mida see hologramm, kuidas ta nagu, mida see visuaalne hologramm tähendab, noh, et me teame, et on visuaalne hologramm, inimesed on näinud filmides või võib-olla on isegi näinud mingi lasershow, tekitakse selline justkui 3-mõõtmeline kujutis, mis tundub nagu ruumiline, tal on pikkus ja sügavus ja kõrgus ja laius. Noh, filmides on, ma ei tea, kus iganes, on see Tähesõjad või Avatar või kuskil kasutatakse on ruumiline mingi maakera, mida saab õhus liigutada või Minority Report või kus õhus liigutatakse mingit nagu interaktiivset mingit ekraani kätega õhus on mingid pildid liiguvad, nii edasi. Kuidas see hologramm tekitatakse, selline ruumiline tänasel päeval, et see on lasertehnoloogiaga ja see efekt on siis see, et laserkiir, mis on hästi koherentne valguskiir, see tähendab, koherentne tähendab korrapärane, selline hästi
selge. Mhm. See kiir jaotatakse kaheks selle siis nii-öelda holograafilise pildi salvestamise ajal. ja üks kiir siis justkui siis nii-öelda originaal läheb siis sinna, jõuab sinna pildi peale siis muutumatuna, aga teine kiir siis valgustab seda objekti, ma ei tea, näiteks oletame, et see objekt on õun, õunakujutist ja jõuab sinna siis nii-öelda, need kiired jõuavad uuesti kokku sinna nii-öelda selle salvestuspinna peale. ja siis üks on ilma muutumata infoga, aga see, mis nagu nii-öelda õuna juurest läbi läks, see sisaldab nüüd mingeid muutunud laineid. ja need kaks kiirt siis tekitavad sellised, nimetatakse interferentsi laineteks, ja siis need, et nagu kui kaks kivi visata tiiki, siis neil tekivad mõlema ümber tekivad need ümmargused lained, mis lähevad eemale siis kividest ja kui need lained ristuvad omavahel, siis tekib selline interferentsi muster. ja põhimõtteliselt laseriga juhtub seesama asi, et salvestades holograafilist pilti, tekib sinna interferentsi muster ja siis kui seda kangast või seda salvestuspinda vaadata, siis silmaga seal õunakujutist ei ole, seal on lihtsalt ringid, erinevad ringid, ongi nagu keegi oleks kivi visanud tiiki. aga kui nüüd pärast seda salvestust laseriga valgustada, siis ilmub õhku kolmemõõtmeline õunakujutis. siis ta salvestub nagu sellise mustrina, see alginfo, ja kui see muster läbi valgustada, ilmub nähtavale hologramm. ja miks see on oluline siin sellisel, kuidas öelda siis, sellisel vaimsel maastikul või vaimse tervise maastikul või psühholoogia maastikul on see, et meie süsteem toimib hästi sarnaselt. et, et ütleme siis tuli see laps, see puhas valgus, valguskiir, muutumatu nii-öelda laser või mingi, siis ta puutus mingi infoga kokku, ma ei tea siis, on see siis näiteks ema noomimine või riidlemine või karistamine. ja siis sellest nagu natuke see laine muutus, sagedus muutus. nüüd need salvestusid ja järgmine kord, kui keegi ütleb midagi täiskasvanud inimesele justkui või tekib mingi stressiolukord, siis justkui seda mustrit nagu aktiveeritakse ja valgustatakse ja, ja kohe aktiveerub nagu see ruumiline muster. mida see tähendab, ruumiline muster? inimese emotsioonid on sinna kaasatud, füsioloogilised reaktsioonid, pulss, immuunsüsteem, hingamine, hääletämber, hääletoon võib muutuda, kehahoiak, ühesõnaga kõik erinevad, kogu see pakett, holograafiline pakett, kogu see hologramm, mis kunagi salvestus, see aktiveeritakse hetkega ja siis noh, inimene võib-olla räägib siis nii-öelda täiskasvanu artikuleeritud juttu ja oskab juba osavalt väidelda ja osavalt võib-olla oma lauseid moodustada. aga kui nagu on kellelgi on mahti nagu energeetiliselt nagu tunnetada seda hetke, siis sa tajud, et noh, see on tugev emotsionaalne laetus, võib-olla niisugust lapselikku solvumist või jonni, lapse jonni või endasse tõmbumist või noh, ühesõnaga tekivad nagu need, lapse hologramm läheb käima ja kui sa ütlesid, et kes seda juhib, et kes meid juhib, et siis ongi justkui nagu tundubki, et meil oleks nagu üks pult nagu seal multifilmis, see emotsioonide multifilm mingi oli, et on nagu üks suur juhtpult ja kes sinna puldi juurde saab siis. noh, ja siis, kui mingi tegevus on seostunud ärevusega või hirmuga või noh, nii-öelda jutumärkides elu ohtlikkusega, näiteks karistamisega, siis see ellujäämise muster, ma ei tea, ego või kuidas me seda nimetame, ellujäämise tasand, tema nagu lükkab teised puldist eemale või alateadvus lükkab teised puldist eemale ja võtab kangid enda kätte. hakkab juhtima keha, tundeid, väljendust, kõiki asju, otsuseid, valikuid. ja siis nii ta tekibki, nagu tekib nagu plõksti on kohal nagu hologramm, reaktsiooni hologramm koos kõikide lisadega, mis Mhm. sinna juurde käivad. et tihti on nii, midagi sellist. et me ei teagi, milline on see inimene ise, nagu milline on tema päris olemus, sest et väga tihti see, millega me kokku puutume, on juba selline reaktsiooni hologramm või ütleme jah. jah, et nagu jah, et on see iseloom et täna me rääkisime, et iseloom versus tõeline olemus, ja, et väga-väga harva ilmselt me näeme nagu inimeste tõelist olemust, sest inimesed ei tea isegi tihti oma tõelist olemust, see on juba nii muundatud nende
mustrite poolt. ja, ja, ja see kohe sekundiga on see hologramm nagu aktiveeritud, kui on mingi vastav suhtedünaamika. No näiteks, ma ei tea, sa ütled mulle midagi mingi teatud tooniga teatud teemas ja plõksti ma enam ei näe sind, ma reageerin, minus on kohe aktiveerub mingi, ma ei tea, mingi 4-aastase hologramm, hakkan jonnima või sulle vastu plõksima või teismelise hologramm aktiveerub, ühesõnaga hakkan võitlema sinuga, protestima ja, ja nii see käib. ma tooks mõned näited nagu, et kuidas see siis nagu tavaelus siis on. üks näide, mis on hästi-hästi-hästi tüüpiline programm, on see, et mis on üle maailma, et see pole ainult selline Eesti pärusmaa, vaid see on ikkagi üle maailma, kus noh, näiteks, et vanematel ei ole laste jaoks väga palju aega, kui nad on lapsed, mis juhtub. Ameerikas on ju praegu niimoodi, et emad saavad laste juures olla ainult esimesed nädalad ja siis nad peavad minema tööle, nad peavad panema oma lapsed sinna mingisugusesse päevahoidu, aga põhimõtteliselt päevahoiud on neil juba beebide jaoks, beebid on päevahoius. Ja siis nendel lastel üsna tõenäoliselt, et noh, eks see oli juba varem ka nõukaajal oli ju samamoodi meie põlvkonnal juba niimoodi, et vanemad said väga vähe olla kodus, nad pidid minema tööle ja siis keegi teine hoolitses laste eest. Aga kas võeti mingi hoidja või võib-olla läks hästi ja võib-olla leiti keegi suguvõsast. Aga ikkagi tekib lapsel see, et ta ei saa olla piisavalt oma emaga ja oma isaga, sealt võib tekkida näiteks, et ei teki sellist turvatunnet, sellepärast et isegi kui see teine inimene on väga meeldiv ja tore ja hoiab hästi, siis lapsel on vaja ema lähedalolekut esimesed eluaastad. Et ja kui nüüd ongi selline ja siis ema tuleb koju, siis ta on väsinud, noh, mis on loomulik, kõik on arusaadav, ise ka ema olnud pikalt. Et ja siis ütleb, et ma ei jaksa praegult, et mine tee praegu oma asju, et ma pean praegu süüa tegema. ühesõnaga emal ikkagi ju noh, see on elu, peab pidevalt ütlema, et ma ei saa praegu tegeleda, aga kui ikkagi lapsel on pidevalt see koht, et temaga ei tegeleta, siis tal tekib see, et ma ei ole piisav, et ma pean väga palju pingutama, et olla meeldiv, et ma saaksin tähelepanu. Ja mis siis tulevikus võib tekkida täiskasvanu eas, tekib see nagu people pleaser, oota, mis see eesti keeles, no meeldida tahtmine, see muster tekib, et ma ei oska enam ma püüan alati olla nagu kõikidele meele järele. jah, jah, kui mis sa tõid edasi nagu Ameerika näiteks, noh, Ameerikas on ju ka hästi selline nagu töökultuur nagu, et justkui ma pean hästi töös nagu ennast tõestama või töökarjääris tõestama ja töö on nagu kõige tähtsam. Noh, see võib samamoodi selle üks osa sellest mustrist olla, ma ei ole piisav, sest ema läks ju tööle. noh, siis järelikult töö on see kõige olulisem asi maailmas, sest muidu oleks meie suhe ema jaoks kõige tähtsam olnud. aga Mhm. kuna ema valis tööle minna, siis noh, ongi see muster justkui, mis valis, ega sul polegi väga valikuid, aga noh, selles mõttes lapse poolt vaadatuna on see nii, et ema valis töö. järelikult noh, töö on see, mis on kõige tähtsam elus. ma arvasin, et meie suhe emaga on kõige tähtsam, aga tuli välja, et ei ole töö ja siis pole ime, et inimesed nagu noh, Mhm. panevadki töö kõige tähtsamaks oma elus, teadmata, et nad tegid selle järelduse täiesti alateadlikult, sellepärast et ema ütles talle, et kuule, ma pean nüüd tööle minema, sa ole siin lastehoius, isegi kui ta oli beebi alles, ei saanud aru, mis see sõna tähendab või see lause tähendab. jah, ja siis tekibki see, et ma pean ennast kogu aeg tõestama, ma pean igal pool ennast tõestama ja siis tekib see pidev selline nagu enese tagant sundimine, mis lõpuks viib lihtsalt kurnatuseni, stressini, ärevuseni ja siis võib tekkida täiesti lõpuks motivatsioonipuudus. ma arvan, väga paljud on selle tsükli läbi käinud ja siis sa oled lihtsalt nagu, ma ei taha midagi kuulda, ma ei taha midagi näha, ma ei taha kuskile minna, ma ei taha kellegagi suhelda, noh, need asjad käivad niikuinii meist läbi, aga, aga väga tihti need asjad käivad meist läbi sellepärast, et meil on need mustrid, nii et me ei teagi, mis panevad meid kogu aeg selles rattas tegelikult liikuma. jah, Et kui me oleksime vabad ja me saaksime väljendada oma seda tõelist olemust, siis kui palju me tegelikult valiksime neid tegevusi, mida me valime teha.
et ma jah, arvan, väga tihti teeks hoopis teisi valikuid, kui me oleksime nendest mudelitest teadlikuks saanud. sest noh, et nendest vabaneda saab niimoodi, et kõigepealt me üldse hakkame nägema neid ja tunnistame ja siis aktsepteerime, okei, ma olen selle mustri loonud, selline muster on tulnud ja siis ja saab hakata nagu edasi juba liikuma. kuidagi need energeetilised mudelid, mis on nagu hästi varakult loodud, noh, ongi nagu sa ütlesid, 1 kuni 3 ja beebieas ja niimoodi. Nad on nii baasilised ja suured, et nagu seda on väga keeruline ise tajuda, et seal on üldse mingi mudel või muster, see on nagu tundub elu loomulik osa. noh, elu ja käibki ju nii. elu käibki nii ja tekib nagu illusioon nagu sellest, et mina ise ju valingi või mina ise otsustan, see on minu teadlik valik. kuidagi noh, ma ei tea, kas see on kõige parem võrdlus, et noh, umbes nagu nüüd ma sõidaksin jalgrattaga mingis suures ruumis ja mina valin ju, kuhu ma keeran ratta, kuhu poole ma sõidan, kui kiiresti. aga ma ei saa aru, et see suur ruum, kus ma olen, noh, näiteks on mingi hiiglaslik rongivagun ja see rong sõidab väga konkreetsetel rööbastel. nii et ma ei saa ka aru, et ma oma justkui vabades valikutes tegelikult olen nagu suure vaguni sees, mis liigub alateadlikel rööbastel väga kindlaks määratud rajal. ta ei lähe ei vasakule ega paremale, aga mina seal peal, noh, kujutan ette, nagu mul oleks mingi vaba valik suuna üle, sest ma tiirutan seal rattaga seal vagunis ringi. aga vagun ise läheb nagu kogu aeg nagu väga kindlas suunas või noh, a la me oleme siin maakera peal, toimetame, aga noh, maakera liigub ikka oma trajektooril. kuigi meile tundub, et meil on nagu vaba liikumissuund, suure suuna valib ikkagi planeet, on ju. Mhm. et kuidagi nende alateadlike mustritega on ka, et tundub nagu, et ma ise valin mingeid valikuid. oh, näe, see on üks ilus neiu, tundub kõige meeldivam siin neiude armees. nii, ma lähen temaga suhtlema, loon suhte ja halleluuja, mis pärast selgub, väga sarnane suhte dünaamika tekib, mis oli peres kas ema-isa vahel või emaga või noh, ühesõnaga, et see neiu ei meenutanud kuidagi ema ei kehakeele, kehakuju poolest või näo poolest või soengu poolest. aga kuidagi alateadvus teadis, et just temaga ma saan mängida neid samu stresse uuesti läbi. midagi temas on nii samasugune, et justkui ma justkui vabalt valisin kedagi endale partneriks ja pärast tuleb välja, et tegelikult valis alateadvus, Mhm. mitte mina. noh, Mhm. et mulle tundus, et ma valisin ise, aga tegelikult see valik oli juba tehtud, siis 3-aastaselt, ütleme siis nii, või millal need mudelid loodi, juba tehti valik ära, milliseid partnereid ma eelistan. noh, kindlasti on seal ka valikut, noh, et aga tavaliselt on see siis nagu sarnast tüüpi hologrammid magnetiseerivad või ehk tunduvad siis huvitavad. alateadvus nagu skännib kogu aeg, kogu aeg, kogu aeg, ükskõik kellega sa räägid, alateadvus nagu töötleb infot meeletu jah, kiirusega. hääletooni, sõnu, kehakeelt, ilma et me seda taipakski, näoilmeid, siukseid mikroilmeid, mikromuudatusi näos. Mhm. ja siis me tundub, nagu me räägime, tegelikult mingi 95% infot liigub nii, et me ei teagi, et justkui ma räägiksin sinuga, no samal ajal me ei tea, mis info meie vahel liigub. nagu, mis väga-väga otseselt nagu otsustab, milliseks meie suhe kujuneb. et me ei Mhm. näe seda 95%, mis mõjutab meie suhet. noh, tõenäoliselt me tajume neid sümptomeid või tagajärgi, aga sellel hetkel, kui ma praegu suhtlen sinuga, noh, ma ei tea, mis siin kõik liigub, Mhm. mis signaalid. Mhm. ikka väga suur infotöötlus käib tegelikult, sest jah, pluss veel see osa kõik, mida me nii-öelda palja silmaga ei näe, on ju, jah. mis siin ikkagi nojah, on. ma rääkisin nendest, mida saab nagu meeltega tajuda, et jah, nägemine ja kuulmine ja nii edasi, aga me kui me näeme nüüd nagu ühte otsa. kui me jah, hologrammi sessioonist nagu noh, teeme, siis me näeme, et nii palju infot on võimalik distantsilt veel liigutada omavahel. emotsionaalset infot, mentaalset infot, energeetilist, igasugust, et ja see kõik, see infovoog liigub ka. et see Mhm. täiesti alateadlikult, kusjuures seda on võimalik teadlikult liigutada. aga see toimub, ütleme enamasti, enamus inimeste jaoks toimub see alateadlikult. Mhm. ja vaata, kui alateadvus, eks ju, et ta ei ole, temal ei ole endal sellist tsensorit või filtrit, et kas see on nüüd hea või kas see on halb.
tema võtab kõik otse lihtsalt niimoodi, ahah, see on nii. et, Mhm. et ka ta ei ütle, et kuule, see mudel, see ei ole üldse hea, ma seda mudelit ei võta Mhm. ta talletab kõik, see on nagu täiesti lihtsalt selline puhas monotoonne selline nagu info salvestamine. no ühesõnaga ta nagu tahab parimat. tema missioon on elus hoida meid, aga ta ei uuenda ennast. Mhm, Ta jääb nagu mingisse asja nagu kinni, noh, et ma ei tea, näiteks oletame, et ma olin liftis ja midagi juhtus seal, ma ei tea, emal jooksis, läks silme eest mustaks, ma ei tea, tutistas mind liftis või karjus mu peale või noh, karistas füüsiliselt. siis ma lähen täiskasvanu, mõtlen, mul oleks vaja 5. korrusele minna, ei lifti ma küll ei julge minna, ma lähen mööda treppe, onju. ma ei tea, miks, noh, ma võib-olla ei teadvusta seda, et midagi liftis juhtus, võib-olla ma olin 2-aastane, ma ei mäletagi, et seal midagi juhtus. aga ma lähen ikka trepist täna, noh, ühesõnaga see ei ole ajakohane, onju, et täna tegelikult ma suudaks liftis ennast kaitsta, kui keegi naine tuleks mulle, muutuks agressiivseks emotsionaalselt või füüsiliselt, ma saaks hakkama temaga. aga minu alateadvused seda ei tea või ta ei ole uuendanud seda infot, et ma olen vahepeal suuremaks saanud või tugevamaks. ja siis ta kasutab 2-aastase mudelit ja mul on lihtsalt mingi foobia, ma ei saa lifti minna näiteks, sest lift tundub millegipärast, noh, okei, see oli otsene näide, aga see võis olla ka lihtsalt mingi kinnine ruum, võib-olla keegi pani mind kappi kinni väiksena või pani kuhugi teki all, hoidis kinni, nii et ma pidin ära lämbuma ja mul tekkis kinnise ruumi suhtes paanika ja nüüd lift on minu jaoks nagu see kinnine ruum või noh, mis iganes on ju. mhm. Või näiteks, et kellelgi ei ole olnud lapsepõlves üldse isa, noh, isa puudub või siis on olnud isaga nagu selline, noh, ei ole üldse mingit suhet olnud isaga ja siis ta võib olla väga skeptiline üleüldse meesenergia suhtes, võib-olla ise olla jah, väga meesenergias, et ükskõik, kas see on siis naine või mees, aga üldse võib-olla ei usalda näiteks, siis noh, ainult kontrollib kõike näiteks. ja võib enamasti midagi kordub selles siis, noh näiteks, et oletame, et tegemist on naisterahvaga või meesterahvaga või noh, näiteks, et kodus oli see mudel, et isa läks kogu aeg ära või juba isa läkski ära, jäädavalt ära, mindi lahku, siis kuidagi kipuvad need suhted niimoodi ka olema, et mees läheb ära. kas ta läheb regulaarselt kodust ära, millegipärast mingi hea põhjendus on tööasjus või näiteks peab olema mitu kuud ära kodust või noh, ühesõnaga, et kuidagi see suhe on sellega, et kogu aeg mind jäetakse maha nagu selline Mhm, tunne tekib. mhm, mhm. Või siis näiteks mingi selline näide, et kunagi ei saa teha remonti, ükskõik, näiteks lähed juba mitmesse korterisse ja hakkad tegema remonti, aga noh, jääb pooleli ja siis tuleb välja, Mhm. et kunagi lapsepõlves ema-isa läksid näiteks remondi tegemise ajal lahku, noh näiteks on ju, et jah, igasuguseid või variante. tekkis väga suur tüli remondiga ja laps oli selle tunnistajaks. No programmide iseloom ongi see, et see kordub, et miskit kogu aeg kordub, ta nagu kipub korduma, et tekib selline, et nagu ja jälle teeb mingi ringi ära, jälle, jälle, jah, siis sa saad nagu aru, et okei, siin on mingi alateadlik programm, mis juhib mind automaatselt, mida ma ei ole teadvustanud. et see on jah, nagu kuidas just, et väga hästi öeldud, et jah, et kuidas see holograafiline nagu olemus välja tuleb, sa märkad, et ahah, ühe inimesega oli nii, ma ei tea, ühe mehega oli nii. oota, aga teise mehega ma tundsin ka sama asja ja kolmanda mehega tundsin sama asja või okei, siin on mingi mudel, siis tasuks nagu hakata nagu esitama hüpoteesi, et kuule, äkki ma tunnen kõikide meestega, kuule, päris jah, mul on peaaegu kõigi meestega niisugune tunne tekib. okei, siis, kas see tekib kõigil? ei teki. teisel seal kõrval ei teki midagi, küsita käest, ei, mul küll sellist tunnet ei teki. noh, et siis tasub uurima hakata, et noh, et mis siis või noh, lihtsalt nagu küsima küsimusi, et miks mul tekib see, millest see tulnud on. noh, seal ei pruugi kohe vastust tulla, aga lihtsalt noh, just et nagu märgata või teadvustada, et siis ühel hetkel võib-olla tuleb ka mingi vastus, kas siis kuskil sessioonis või tuleb endal äkki unes või kuskil tuleb meelde mingi situatsioon, kus võis see nagu tekkida selline tunne. kes on ja näiteks jah, jah, ütle.
ei, ma tahtsin lihtsalt veel mõne näite tuua, et mis üks koht, kus veel väga tihti inimesed ei pane tähele, et neil on palju mustreid, on söömine ja kehakaal. Et see on ka midagi sellist, et ja ikka ja jälle ma olen selles kohas ja ikka jälle ma olen selles kohas. Mhm. Kuidas ma jälle nüüd sellesse kohta sattusin? lihtsalt tahtsin selle Jah, näite tuua, et seal, need on need kohad, kus saab hakata vaatama, et kas, millega mul söömine seostub, millega mul see jah, lapsepõlves seostus või siis kehakaal, et kas noh, mida mulle juba lapsena selle kohta öeldi. jah. Et või kui, mis seal tekib, on see, et mis on ka nagu üks nagu sümptom, et muster on aktiivne, on see, et inimene tahaks kontrollida, kuidas teised inimesed käituvad või muutub emotsionaalseks teiste inimeste käitumise peale selles kontekstis. sa tõid söögi näiteks. näiteks kui mul on söögiga mingid väga mitmekihilised holograafilised segaduse mustrid, noh, siis ma solvun, kui ei ole süüa tehtud. et miks ei tehtud süüa? noh, ma tahaks, et söök oleks kuidagi kontrolli all, see söögimaastik. või ma ei tea, mulle ei jäetud sööki, siis ma muutun väga emotsionaalseks, kõik on ära söödud või ma ei tea, no ühesõnaga, või miks sa nii palju sööd või kuidagi peab kontrollima, kuidas midagi teised teist. söövad. jah, Jah. mida teised teevad. et see enamasti annab märku selles, et minu sees on mingi asi, mis läheb automaatselt käima, mida ma ei kontrolli. ja ma kuidagi tajun seda kontrollimatust enda süsteemis. ja siis meil on harjumus hakata väljaspoolt vaatama, et mis siis toimub, on ju. Miks ma tajun niisugust kontrollimatust ja meel hakkab otsima, okei, ahah, söögid ei ole kontrolli all, sööki pole tehtud ja siis ma lendan emotsionaalselt sinna peale, et saada see reaalsus kontrolli alla. aga ma magan maha selle nagu teadmise, et see nagu kontrollimatus tekkis automaatsest reaktsioonist minu sees. Ja Mhm. miks ta tekkis, on ju, noh, et muidu ma jäängi kõiki neid inimesi kontrollima ja neid olukordasid kontrollima ja ikka ei saa neid kontrolli, ikka teeb keegi valesti ja ikka asjad ei lähe nii nagu vaja ja justkui polekski võimalik olla siis selles teemas rahulik või kuidagi lõdvestunud. tegelikult see hetk, kui ma reageerin emotsionaalselt ja ma tunnen, et noh, ma nagu emotsionaalselt, mul nagu see intensiivsusaste tõuseb, siis seal on alati noh, mingi muster või noh, sest et see on reaktsioon, sest muidu, jah, kui mind jätab see asi külmaks, siis jätab mind külmaks, ma olen rahulik, minus ei teki mitte mingit reaktsiooni, aga kui ma ikkagi lähen nagu, et oota, mis mõttes, noh, natuke või selline nagu, et nagu siis seal on järelikult mingisugune asi, mis ei ole vaba, mis ei ole lõdvestunud. et järelikult seal on mingisugune reaktsioonimuster all. et see aitab ka just sellel hetkel, kui see juhtub, siis tasuvad, oot-oot-oot, miks ma nii reageerisin, mis minus juhtus, mis minus käivitus. ja mis see sisekõne räägib, tavaliselt meil tekib sees nagu mingi dialoog. noh, okei, näiteks, et noh, kui ma saan sinu peale vihaseks, siis mul tekib mingi sisekõne sinu suunas. aga kui nüüd sinu nimi välja jätta, vaid kirjutada üles lihtsalt see, mis need laused on, siis noh, sageli me saame teada, noh, mida keegi ütles kunagi lapsele või oma partnerile lapse kuuldes näiteks või midagi, noh, et need laused on tavaliselt mingid salvestuse lõigud kuskilt aegadest. Mhm, mhm. Jah, et ma tahtsin ennem seda veel öelda, et noh, et kui alateadvus ei tee vahet, kas see on hea või halb, siis tegelikult, kes siis nagu nii-öelda neid valikuid teeb, on see teadlik meel, mis tähendab seda, et kui need reaktsioonid on meil seal alateadvuses, siis ja noh, need on teadmatud, et need ongi seal nii-öelda ala, on ju, nagu Mhm. inglise keeles öeldakse subconscious ehk see on midagi, mis ei ole teadvuses. noh, ta on nagu aga jäämäe alumine osa, me näeme, on seda tippu vee peal, aga mis seal all on, seda nagu ei näe. ehk siis, kuidas ma saan hakata nagu ennast siis aitama, et mul ei oleks enam automaatseid reaktsioone äh,, tuleb hakata nagu vaatama neid, et tuleb nad vee alla tuleks sukelduda, teadvusse. vaadata, millest see mägi koosneb. täpselt, tuleb sukelduda ja mõnikord ongi nii vaja, et sa sukeldud sellesse mustrisse nagu veel sügavamalt, et sa näed seda nagu läbi, et sa käid seda läbi. leebem on sessiooni teha minu arust mingi meetodiga. jah, et no näiteks minust on kindlasti. väga hea, kes on käinud, kes on tuttav näiteks konstellatsiooni meetodiga, olen ise korduvalt käinud. noh, põhimõtteliselt seal räägitakse sama asja või tuleb nähtavale sama asi.
et me liigume ringi ja meie ümber on nagu mingi suhtemudelite nagu selline, ongi konstellatsioon. Ja põhimõtteliselt, kes iganes satub minu lähedale või minu välja, ta satub justkui automaatselt kellegi esindajaks, ma ei tea, minu ema esindajaks või lasteaiakasvataja esindajaks või need kokku. Ja ta automaatselt hakkab justkui käituma justkui nende rollide esindajana või ma tajun, et ta nagu käitub nende moodi. Ja sageli need veel töötavad, need konstellatsioonid käsikäes. Mina käin oma selle konstellatsiooniga ringi, ma ei tea, sina tuled oma konstellatsiooniga, mina satun sinu konstellatsioonis, ma ei tea, sinu ema koha peale või isa koha peale, sina satud minu ema koha peale ja me hakkame automaatselt nagu esindama üksteisele neid rolle nii kaua, kui me teadvustame, et kuule, kellega sa räägid või kellega ma räägin et mis siin toimub üldse. ja huvitav on see, et alateadvus ikkagi valib välja tavaliselt, kelle sa endale selle tegelase esindajaks valid ja siis No just, tavaliselt ja. see saab ise sealt mingi väga olulise enda aspekti kohta ka infot. No ta on nagu koostöö ja sihuke Mhm. No suur see on nüüd holograafiline koostöö. jah, täpselt, sest kuna kõik on holograafiline ja meie väljad on holograafilised ja siis, kui miskit nagu väga hästi sageduslikult match ib, siis seal tekib resonants ja tõmme, noh, seal tekib Ja, magnet ja, ja. ja niimoodi me tegelikult inimestega kokku saame, mitte ainult lähisuhete suhtes, vaid tegelikult ka töö suhtes, igasugused No koostööd. üldse kõik suhted, ma Isegi vaatan näiteks a la ikkagi. ma lähen koori ja siis kõik need inimesed kuidagi on minu väljas ja mind on nagu millegipärast tõmmanud, et ma olen näiteks nagu selles seltskonnas, eks ole. Et ja noh, iga kollektiiviga absoluutselt kehtib Ja, see. ja kui tekib mingi teadvustamine, et inimene on mingi töö teinud, sisemise töö või suure sisemise shift'i, siis võibki olla vabalt, et noh, inimene läheb sealt koorist ära või enam ei tõmba, tõmme kaob ära nagu, et justkui pole, justkui sai tehtud. Mhm. Ta sai Ja mingi suhtes peegelduse enda jah, mingisugusele asjale kätte, mis oli vaja ja saada. partneri suhtes võib minna nii, et partnerid lahkub või siis suhe läheb uuele tasandile, kui mõlemad on valmis vaatama, teadvustama ja tööd selle nimel tegema. Aga põhimõtteliselt tõmbame otsad täna kokku, me oleme rääkinud 5. augustil, tuletan meelde, kutsun meid webinarile. Seal me räägime väga kontsentreeritud ja põnevat juttu hologrammidest, holograafilisest reaalsusest ja Ja mina põhimõtteliselt tahtsid veel webinari kohta öelda? ei, ma webinari kohta ütlesin kõik ära. Mina tahtsin veel öelda, et kes juba tunneb seda kutset kursuse suhtes, võite kohe registreerida juba ka kursusele, et juba jah, registreerimine käib, juba inimesed on registreerunud. nii et jah. tulge, et kui sa tunned kutset, siis see on sulle. Ütleme, see webinar on selline degusteerimine, et mida me räägime, me juba räägime asju, mida me kursusel räägime, teeme natukene neid harjutusi, mida me kursusel teeme, et siis saab juba nii-öelda mekutada natukene, kuidas see olema hakkab enam-vähem. Et siis, keda huvitab kursus, webinar on siis hea koht, kus nagu katsetada, et kas see energia, mida me seal loome, kas sobib, kas see resoneerub. Aga võtame tänaseks peegeldused kokku, et suur tänu, et sa vaatasid Müstik Merlie podcasti Peegeldused. Holograafilised muudatused on võimalikud, me näeme seda iga päev enda praktikas, enda sessioonides, enda reaalsuses ja inimeste reaalsuses. Nii et julge luua endale väekaid, puhtaid taotlusi ja muuda enda reaalsust teadlike koosloomisteni. Koosloomisteni.